Tere tulemast Rahvusooperisse Estonia. Mina olen teie õhtujuht ja ma olen väga õigesti valitud õhtujuht. Kahel põhjusel. Üks põhjus on see, et mina olen selle teatri ooperisolist. Ja teine põhjus, miks ma just täna pean siin olema, on see, et eile valiti mind publiku lembikuks. Mina käisin ka palju huvikoolides ja tänu huvikoolides õpitule saigi minust artist ja ooperilaulja. Ja sellepärast on mul eriline au ja rõõm täna siin olla. Ja kahtlemata järgmine lugu, ja kui on ikkagi laval ooperilaulja, siis ta peab ikkagi pauku ka tegema. Siis järgmine lugu on ju tegelikult teist. Teie valmistate ette uut generatsiooni teatritegijaid, kultuurinautijaid ja publikut. Ja kui poleks teid, siis ei oleks ka võib-olla ühel hetkel enam teatrit. Ja sestap see lugu Siin mu rahvas ja maa sobib täna teile ideaalselt. Klaveril Tarmo Eespere. Ma juba noore lapsena maailmas pidin rändama. Ma käisin ringi mitmel pool. Mind juhtis õnn ja elukool. Kord tundsin armu elumet, siis jälle valu silmavett. Sain eksiteele viidud sarast. Ja õnnetu siis olin pärast. Kui aga meenus mulle see, kus on mu rahvas koduteel, siis üle mitmed eurooja, musin kodu häälega ja musil paistis kuldne valgus, öeldi su elu algus. Siin on mu rahvas ja maa, neid mina jätta ei saa. Ja nii meeldiv on see, et mind kajuda ei tee ja teie kord. Ja nii meeldiv on see, et mind kajuda ei tee. Teine salm. Sa viljast lokkav kodu muld ja toone läintel mänglev kuld. Sa suure lõhnav rohtlev pind. Kas mäletad ja tunned mind? Sest möödub palju aastaid ju, kui jooksin siin ma vallatu. Mu mängusõbrad kui jäite. Kui elate, mis teete, käite. Ma palju jõudu pingutan, küll piinas käsi ringutan. Kui lõpuks jõudsiski teele, mis teeb jälle kodu teele. Musil vaitas kuldne valgus, öeldi su elu algus. Aga siin mu rahvas ja maa, neid mina jätta ei saa. Ja nii meeldiv on see, et mind kajuda ei tee. Ja nii meeldiv on see, et mind Tarmo Eespere, aitäh. Aga nüüd läheme selle juurde, miks me täna siia kogunesime. Täna toimub siin Eesti Erahuvikoolide Liidu tunnustussündmus Kvaliteetne huvikool 2024. Liit saab juba 20-aastaseks, aga selline sündmus toimub siin tõesti täna esimest korda. Meie liidus on kokku 52 kooli, aga täna tunnustame 9,
kes siis esitasid oma kandidatuuri just sellel aastal toimunud üleskutsele. Tunnustame huvikoole vähemalt 10-aastase järjepideva kvaliteetse huvihariduse andmise eest. Tunnustusmärgid anname välja koolide vanuse järjekorras. Alustame vanimast ja lõpetame kõige nooremaga. Ekraan on all. Käivitame esimese video. Sälli stuudio on 1991. aastal asutatud kunstikool, mille missioon on aidata kaasa tähelepanelikuma ja hoolivama ühiskonna loomisele, panustades kunstihariduse võimele muuta maailma. Sälli stuudio on üks vanemaid järjepidevalt tegutsenud erahuvikoole Eestis ja üks väheseid kaasaegsele visuaalsele kunstile keskendunud huvikoole. Oma enam kui 30 tegevusaasta jooksul on kool teinud kaasa kõik ühiskonna ja majanduskeskkonna tõusud ja langused ning kujunenud tõsiselt võetavaks koostööpartneriks mitte ainult huvihariduse, vaid kaasaegse kunstivaldkonnas laiemalt. Stuudio asutasid togi Sälli, maalikunstnik Vano Alsalu ja haridusjuht Anneli Köster. Sälli stuudio on Eesti Erahuvikoolide Liidu asutajaliige aastast 2004. Tunnustusmärgi võtab vastu Sälli stuudio asutaja ja kunstihariduse visionäär Anneli Köster. Järgmine video. Musamari koorikool. Alguse aeg ulatub aastasse 1995, mil tegevust alustas Musamari mudilaste muusikakool. 1997 aastal kasvas koolist välja Musamari laulustuudio ning sellest omakorda 2006. aastal Musamari koorikool. Koolis tegutsevad
väikelaste rühmad, eelkooliealiste astme ettevalmistusrühmad, noorem mudilaskoor, lastekoor, tütarlastekoor, vilistlaskoor ja kammernaiskoor Muusad. Oma tegevusaja jooksul on osaletud paljudes erinevates kontserdiprojektides, noorte ja üldlaulupidudel, festivalidel ja konkursitel Eestis ning mujal maailmas. Korduvalt on koorid osalenud Euroopa Grand Prix sarja koorikonkursitel Arezos, Toulouse'is ja Debrecen'is. Musamaari koorikool on Eesti Erahuvikoolide Liidu liige aastast 2017. Tunnustusmärgi võtab vastu Musamaari koorikooli looja ja juht Tiina Mee. Arsise kellade kool on asutatud 1999. aastal. Kool pakub 5–26-aastastele lastele ja noortele võimalusi musikaalsete teadmiste ning oskuste arendamiseks käsikellaõppe kaudu. Arsise kellade kooli filiaal Tartus avas oma uksed 2001. aastal. Kooli tegutsemise eesmärkideks on märgata ja kasvatada õpilaste huvi muusika vastu, positiivses ja stressivabas õpikeskkonnas, toetada õpilaste õpioskusi üldhariduslike eesmärkide täitmisel ning suurendada õpilaste kui tulevaste kontsertpubliku kultuuriteadlikkust. Kooli iseloomustavad märksõnadeks on stabiilsus, järjepidevus ja kvalifitseeritud õpetajaskond. Tasub ära märkimist, et kooli tegevusjuhendaja Tiina Boucher ja kellaansambli mängu õpetajad Lemme-Liis Elp ning Mari Tooming on Arsise kellade koolist tegevad olnud selle asutamisest juba saadik. Kellade koolist välja kasvanud kontsertiansamblid on Arsise asutaja ja dirigendi Aivar Mäe juhatusel esinenud maailma erinevais paigus, osalenud mitmetel professionaalse muusikafestivalidel ja koostööd teinud mainekate orkestrite ning dirigentidega. Arsise kellade kool on Eesti Erahuvikoolide Liidu liige aastast 2007. Tunnustusmärgi võtab vastu Arsise Tartu kellade kooli noorõpetaja Maribet Ader, kes on ise ka lõpetanud kellade kooli ning osalenud Arsise kontsertansamblis. Sajad vaatajad on muidugi meil täna ka ülekandes. Et tervitame kõiki, kes vaatavad meid otse ülekandes, lehvitame teile. Aga nüüd
jätkame, tahate kõik lehvitada, proovime kõik lehvitada ülekande vaatajatele. Need on sadu. Jätkame tunnustamisega juba 4. Huvikool Nissitrollid tegutseb aastast 1999 ning on seadnud oma eesmärgiks anda lastele kvaliteetset huviharidust muusikavaldkonnas. Samuti leida muusikalisi väljendeid huvikoolis õpitud eriala rakendamiseks, nagu näiteks osalemine orkester Nissitrollid juunior koosseisus, noortebändis ja erinevates ansambliteks. Üheks väljundiks õpilastele on ka osalemine Harjumaa noorte puhkpilliorkestri ühislaagrites ja väljasõitudes. Samuti on muusikaseltsi eesmärgiks maal elavate laste ja noorte vaba aja sisustamine ja huvihariduse arendamine, puhkpillimuusika propageerimine ja noortele esinemisvõimaluse andmine. Suurima panuse kvaliteetse huvihariduse andmiseks maapiirkonnas on andnud Tõnu Sall-Saller. Tõnu Sall-Saller loodud orkester ja huvikooli tegevus on läbi aastakümnete toonud piirkonda rohkelt oma ala professionaale, kes on oma teadmiste, kogemuste, kontaktide ja andega rikastanud kohaliku kultuuripilti. Huvikool Nissitrollid on Eesti Erahuvikoolide Liidu liige aastast 2020. Tunnustusmärgi võtab vastu Nissitrollide kooli kunstiline juht ja lauluõpetaja Karina Looveer. Viies video. Tutvustav tekst. Meero muusik loodi 2001 aastal. On siis
muusikalist huviharidust pakkuv huvialakool, kus muusikaga tutvumist alustatakse juba beebieas. Meero muusikus peetakse oluliseks muusikaga tegelemist elukaare põhiselt. Koolis väärtustatakse rõõmu muusikast, õpilaskeskset õpet, koostööd ja isikupära säilimist, pühendunud muusikapedagooge ning loovust toetavat keskkonda. Meero muusikust saab õppija kaasa baasteadmised eluaegseks muusikaharrastuseks ja vajadusel ka valmiduse muusikaõpingute jätkamiseks. Samuti pakutakse linnaruumi erinevaid kultuurisündmusi, mis panevad kauni kodulinna Tallinna helisema. Meero muusik Varje Lepa eestvedamisel on panustanud aegade jooksul palju muusikaõppijate koolitamisse, tuues Eestisse rahvusvaheliste tunnustatud muusikapedagooge ning korraldades ka Eesti parimate metoodikute ja heliloojate poolt praktilisi koolitusi. Samuti on peetud oluliseks koolitada pidevalt oma huvikooli muusikaõpetajaid, et hoida õpetajate kvaliteeti ning viia neid kurssi kaasaegsete õppemetoodikatega. Meero muusik on Eesti Erahuvikoolide Liidu asutajaliige aastast 2004. Tunnustusmärgi võtab vastu Meero muusik huvikooli vokaalansamblite õpetaja Maria Väli. Nagu eelnevalt öeldud, siis tunnustame täna 9 huvikooli ja oleme jõudnud tunnustamisega juba üle poole. 5 on tunnustatud, 4 on veel tunnustada. Aga ma arvan, et õige hetk on teha üks muusikaline paus. Arvate, et mina hakkan laulma? Ei, seekord mitte. Nüüd astub teie ette hoopis Liis Lõhmus Musamaari koorikoolist ja kõlab Priit Pajusaare Leelo Tungla laul leiutiste võistlusest muusikalist kosmonaut Lotte, klaveril Mari Visnapuu Mägi. Palun! Sõbrad, tähtis päev on homme leiutiste võistlused. Meie külahide komme on kõik ritta panna need, kes on teinud aparaate, tähtsaid riistumasinaid. Leiutiseks arus saate, pole mängu asi vaid. Leiutisi meie ümber lugematul arvul on, leiutati kulp ja ämber, püksid, pliit ja telefon. Keegi leiutas kord vati, keegi šokolaadi. Nagu juhtil leiutati riidepuu ja raadio. Meile kõigile on vaja leiutiste võistlust, näitab iga leiutaja osavust ja mõistust. Siis kui vahel leiutis ei taha tulla välja, kui ta läheb aia taha, vähemalt saab nalja. Suslik Väino istus maha, leiutab kesklepikut. Aastat 5 ta proovib teha telliskivist sepikut. Seni katsed läksid vussi, kord ta kivist saapa sai. Kord saepuru suure sussi saamata jäi sepik sai. Meile kõigile on vaja leiutiste võistlust, näitab iga leiutaja osavust ja mõistust. Siis kui vahel leiutis ei taha tulla välja, kui ta läheb aia taha, vähemalt saab nalja. Karu Eduardi elu praegu täidab meditsiin. Tema teab, et vilets mälu igaühele on piin. Unustamisvastast rohtu hoolsalt leiutab ta end.
Alailma meelest lahtub mõni tähtis komponent. Õhtuks pea tal läheb segi, enam silm ei seleta, teab, et tegi leiutise, aga miks ei mäleta. Ja kui lõpuks tuleb pähe see, mis ennist ununes, karul leiutama läheb rõõmsalt metsa punudes. Meile kõigile on vaja leiutiste võistlust, näitab iga leiutaja osavust ja mõistust. Siis kui vahel leiutis ei taha tulla välja, kui ta läheb aia taha, vähemalt saab nalja. Üleöö lisandus bändi veel inimesi. Laval oli ka viiulil Melissa Karita Ots ja flöödil Susanne Rull. Aplaus neile ka. Kas jätkame? Järgmised 4. Käivitame video. Anima kool ja selle kooli areng on kulgenud ühtlases tõusvas joones üha kaasaegsemat tehnoloogiat ja põhjalikemaid meetodeid valides. MTÜ Nukufilmi lastestuudio on tegutsenud alates 2002. aastast, mil pandi alus animatsiooni huviharidusele ja erinevatele vanusastmetele mõeldud spetsiaalsete õppemetoodikatele kursustele. Anima kooli tugevuseks on pikaajalise staažiga ja animatsioonialase haridusega õpetajad, kes igapäevaselt jagavad oma teadmisi ja oskusi lasteaialastest täiskasvanuteni välja. Anima koolis on välja töötatud üldhariduskoolide õpetajatele animaõppe koolitusprogramm, mille tulemusel on käivitunud animatsiooni huviringid Eesti erinevais paigus. Tänaseks on Anima kool ennast edukalt tõestanud nii animatsiooni, alushariduse kui süvendatud õppevormi pakkujana. Anima kool on läbi viinud animatsiooni töötubasid nii kodu kui välismaa filmifestivalidel ning osalenud erinevates koostööprojektides. Anima kool on Eesti Erahuvikoolide Liidu liige aastast 2017. Tunnustusmärgi võtab vastu Anima kooli juhataja Ülle Frey.
Huvikool Loomekoda on asutatud 2007. aastal. Koolis antakse käsitööalast huviharidust esimese ja teise kooliastme lastele. Loomekoda tegutseb nii oma ruumides kui erinevates Tallinna üldhariduskoolides. Põhitegevusele lisaks viiakse läbi käsitööalaseid projektilaagreid, koolitusi, sünnipäevi ja töötubasid. Loomekoja asutaja ja hing Tiiu Õun on tänapäevaseid käelised tegevused sidunud pärimuskäsitöö ning looduslike materjalide säästliku kasutamisega. Kooli motoks on Albert Einsteini laenatud mõte, et iga looming on ainukordne. Koolis peetakse käelise tegevuse ja loovuse arendamist oluliseks juba varases lapseeas, sest ühiskond vajab rõõmsaid, õnnelikke, elus hästi hakkama saavaid kodanikke, kes oskavad erinevates olukordades loovalt tegutseda. Huvikool Loomekoda on Eesti Erahuvikoolide Liidu liige aastast 2020. Tunnustusmärgi võtab vastu Huvikooli Loomekoda juhataja Tiiu Õun. Nupula erahuvikooli tegevusalaks on Tallinna ja Saku laste kooliks ettevalmistamine. Kool tegutseb alates 2012. aastast. Õpitakse Haridus- ja Teadusministeeriumis kinnitatud õppekavade järgi. Õpetajateks on pedagoogilise kõrgharidusega spetsialistid. Õpetaja Kaja Pelials on koostanud koolile vajaliku õppekirjanduse, mis on kasutusele võetud ka teistes eelkoolides ja lasteaedades. Nupula on Eesti Erahuvikoolide Liidu liige aastast 2020. Tunnustusmärgi võtab vastu üks kooli asutajatest, õpetaja Kaja Pelials. Käivitame viimase video.
Kose tennisekooli eesmärgiks on tennisemängu kui ühe ilusama spordiala tutvustamine ja õpetamine Ida-Harjumaal ja Paide linnas. Kool on tegutsenud aastast 2012. Tennisemäng on kombineeritud spordiala, mis nõuab üheaegselt kiirust, vastupidavust, jõudu ja kavalust. Tegemist on huvitava liikumismänguga, mis arendab üheaegselt nii vaimset kui füüsilist poolt. Sellest võib kujuneda harrastus kogu eluks. Idee viia maapiirkondade lasteni võimalus õppida tennisemängu sai alguse tennisekooli looja Piia Pärsiku isiklikust armastusest spordiala vastu. Kose tennisekool on Eesti Erahuvikoolide Liidu liige aastast 2022. Tunnustusmärgi võtab vastu Kose tennisekooli asutaja, eestvedaja ja treener Piia Pärsik. Täname kõiki 9, kes täna tunnustust said ja teeme ühe ühise aplausi neile kõigile. Kuna liidus on üle 50 kooli, siis väga loodame, et see tunnustus muutub selliseks kenaks traditsiooniks ja jätkub, et ka kõik teised koolid saaksid ennast ühel hetkel siin ees väärikalt tunda ja võtta vastu tunnustusmärk. Ja teemegi ühe ühise aplausi ka kõikidele nendele, kes täna siia ette ei mahtunud. Aga nüüd loomulikult väike muusikaline paus. Esineb vokaalansambel Indigo huvikoolist Meero Muusik. Klaveril saadab juhendaja Maria Väli. Kõlab 2 laulu. Ivar Musta, Maian Kärmase Everybody ning Kadri Vooranna, Triin Soometsa Ära mind lahti lase. Palun! Lase mind öösse kaduda, ära mind lahti lase kaduda, lase mind öösse kaduda, tee mulle öösse ase, vahele sügissadude, tee mulle öösse ase, vahele sügissadude, lase mul lahti vajuda, painduda üle piiride, tuhaks ja tolmuks hajuda, üle
out into the starry night. And leave the windows open wide. Let the music pour inside. Not even time can take away the starlight from us. No, it won't fade. Still we believe that we were made to laugh and sing. Come on everybody, let's sing along and feel the power of the song. Come on everybody, let's feel the spark that always stays within our hearts. Come on everybody and let it out and live the moment here and now. Come on everybody, 'cause here's a chance to feel so light, to laugh and then. Got us now here together again. We started a long time ago. We knew back then the music within us could never end. Come on. Come on everybody, let's sing along and feel the power of the song. Come on everybody, let's feel the spark that always stays within our hearts. Come on everybody and let it out and live the moment here and now. Come on everybody, 'cause here's a chance to feel so light, to laugh and dance. Come on everybody, let's sing along. Minu arvates algab üks väga põnev osa nüüd. Te lähete ekskursioonile minu teatrimajja. Kui te minu garderoobi näete, siis te võite sisse vaadata ka, ma luban. Ja teie giidiks on meie suurepärane estoonlane, suurepärane kolleeg, kes on mänginud uskumatult palju ilusaid rolle nii telelavadel kui meie Estonia lavadel. Siinkohal tooksin välja loomulikult Pippi, eks ole. Siis need rolli on palju ja minul on au olnud ka temaga koos mängida mitmetes lavastustes koos ja see legendaarne, uskumatu, imeline, vitaalne, energiline ja tark naine on Liidia Roos. Aga ega temaga nalja ei ole. Nii et vahele segada ei tohi talle. Ja peate väga ilusti käituma, eks ole, Liidia? Ja küsida võib, ja mina olen temaga ekskursioonil käinud, see on väga karm kord on seal selle ekskursiooniga. Aga ma arvan, et te olete pedagoogid ja harjunud korraga ja harjunud nii-öelda sellise täpsusega, siis see ei tekita teile mingeid probleeme. YouTube'i vaatajad, teie kahjuks, mulle tundub, ei saa ekskursioonile tulla. Siis teie jaoks on üks paus ja kohtume siin, YouTube'i vaatajad, 18:45. Jätkame siis ametlikuma osaga, nüüd on ka ülekanne taastunud ja kõik, kes selles mõttes on lauas, saavad rahulikult edasi süüa juua. Külm bufee on avatud, aga tõesti, täna oleme ju siin selleks, et avaldada tänu ja tõsta esile olulisi inimesi, olulisi organisatsioone ja koostööpartnereid. Ja selleks siis palungi siia palun siia Eesti Erahuvikoolide Liidu juhatuse siis esinaise Varje Lepp, kes soovib tänada olulisemaid koostööpartnereid.
Koostöö on üks imeline sõna ja mina olen koostööusku, seetõttu mul on väga meeldiv jagada just seda tunnustust ja tänu. Palun siia kunstikool, Eesti Kunstikoolide Liit. Täname jätkuva koostöö eest ühise eesmärgi kvaliteetse huvihariduse edendamise nimel. Piret Hartmann, üks imearmas inimene. Täname märkamast ja teadvustamast huvihariduse rolli, tähtsust ning olulisust. Aitäh sulle, Piret! Jane Miller-Pärnamägi. Sind nähes tahaks alati tuhandeid ilusaid sõnu ritta seada, aga ütlen täna selle, mis siia kirjutatud on. Täname jätkuva sisuka koostöö eest võrdsete tingimuste teadvustamisel kvaliteetse huvihariduse nimel. Aitäh, Jane! Lülitage telefonid välja. Väga pidulik. Ja nüüd Eesti Muusikakoolide Liit. Täname jätkuva koostöö eest ühise eesmärgi kvaliteetse huvihariduse edendamise nimel. Aitäh! Eesti Teadushuvihariduse Liit. Täname jätkuva koostöö eest ühise eesmärgi kvaliteetse huvihariduse edendamise nimel. Aitäh! Eesti Tantsuhuvihariduse Liit. Täname koostöö eest ühise eesmärgi kvaliteetse huvihariduse edendamise nimel. Aitäh! Ja nüüd väike muusikaline vahepala. Aitäh teile, armsad koostööpartnerid. Teiega on väga kindel ja julge edasi minna huvihariduse maastikul, võitlemaks kõigi õiguste eest. Jah, nagu Varje ütles, siis nüüd muusikaline vahepala mängivad Ettel Kurel ja Krista Sildoja viiulitel. Ettel on õppinud viiulimängu Rocca al Mare kooli huvikoolis ning pärimismuusika koosmängu Nõmme pärimuskoolis ja huvikooli virbelõpetaja Krista Sildoja käel. Kõlab pärimuslik Reilender, Norsk, Šotis, Norramaalt.
ma saan aru, et meil soovitakse sõna võtta veel. Just, et siis praegult on harukordne võimalus siis sõna võtta. Aga hiljem on see võimalus ka, aga kes praegult siis? Tere, armas rahvas! Erahuviala koolide liit saab täna 20, mis on hästi suur number mõeldes sellele, kuidas see asi kunagi algas, mis siin vahepeal juhtus ja kus me täna oleme. Ma tahaksin öelda, et kõik need huvikoolid, kes täna huviharidusmaastikul toimetavad, see on üks korralik tormituul, vaheldumisi sellise pilvise ja mõnikord kuskilt pilvevarjust ka nagu päikese kiirega. Ja ma ütleks kõigile teile aitäh, et me kõik sellel maastikul seda kirglikult teeme. See on väga äge töö, see annab väga palju energiat ja teiselt poolt need õpilased, kes täna meie koolides õpivad, viivad edasi seda Eesti kultuuri, Eesti teadust ja on kunagi meie asemel. Et meie oleme need, kes neid innustavad ja ütleme, et on võimalik küll huviharidust teha. Ma paluksin siia lava ette esiteks Varje. Eesti Tantsuhuvihariduse liit on, võiks öelda, teine erahuviala koolide liit. Et tantsuvaldkond ongi erahuviharidus suures osas ja ma olen, ütleme niimoodi, kui 2005 mina Tallinnasse jõudsin, siis 2004 oli juba erahuviala koolide liit toimetama hakanud ja sealne poliitika edasi toimetas selliselt, et huviharidusest võib-olla prioriteetsemaks sai noorsootöö ning erahuvikoolide tollal loodud tegevused ei saanud enam jätkuda. Ehk siis jätkus väga pikk aastate lõik, kus võiks öelda, et ka Varjega siin vahepeal võib-olla isegi kahekesi olles trotsisime neid aastaid ja ei lasknud sellel teemal ära kustuda ja ma olen õudselt tänulik, väga tänulik Varje, et sa vastu pidasid ja Tantsuhuvihariduse liidu poolt sulle selline suur kimp. Aga ma kutsuksin siia ka täna Varje kõrval olevad Tiina ja Jaanuse ja Krista ja Mari-Liisi, kes on viimast, palun tulge, kes on need viimased aastad tõmmanud selle liidu väga hoogsalt käima ja me tõesti soovime omalt poolt, et teie jõud ei raugeks. Lähme koos edasi ja te olete tõesti väga äge tiim. Aitäh, palju tervist teile! Ma tahan Jane jutu täienduseks öelda seda, et kui me need aastad, kui me peaaegu kahekesi toimetasime, siis tuleb mul meelde Reigo ütlus siit enne õhtusööki, et kui üks uks pannakse kinni, siis kusagilt teine uks avaneb ja mina need avanevad uksed kogu aeg täitsin ära. Ja tervitused siis ka Eesti Tantsuagentuuri poolt, Eesti Tantsuagentuuri tantsukooli poolt, kes oli siis ka erahuviala koolide liidu asutajaks. Aitäh teile. Nii, tervist, haarasin praegu ise mikrofoni. Palavad tervitused Eesti Kunstikoolide liidu poolt teile kõigile, armsad liikmed ja tõesti ääretult tegus juhatus. Me oleme väga õnnelikud ja tänulikud selle väga sisuka ja tiheda koostöö eest meie huve katusorganisatsiooniga. Me päriselt arvame, et me muudame midagi koos. Just, ja ühtsuses ja koos loomes ja koos töös sünnib kõik see. Aitäh teile, see on erakordne, väga ilus ja pidulik päev olnud. Palju õnne teile südikust jätkata ja rõõmu sellest kõigest.
aitäh! Ja siis väike meele ja kogu, ma ei tea, kuidas väga Nüüd on tantsuaeg ja palun siia siis soolotantsija Rika Ots Eesti Tantsuagentuuri tantsukoolist, kes esitab oma loomingulise tantsu ja selle tantsu nimi on Tempo. Waited for this day. We shed some tears of love now, like a desert in the rain. When some of the dead are waking up, yeah. There's nobody like my mom. There's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong, I've missed it so long now. Nüüd minu andmetel on järgmised tänusõnad nendele, kes ei ole kahjuks meiega koos, aga kui keegi on vahepeal jõudnud ja me ei tea seda, siis palun tulge siia minu juurde. Haridus- ja Teadusministeerium täname jätkuva koostöö eest ja kaasamise võimaluste eest kvaliteetse huvihariduse edendamise nimel strateegilise partnerluse raames. Järgmine tänu läheb Kultuuriministeeriumile. Täname kasvatamast teadlikkust huvihariduse rollist Eesti kultuurimaastikul. Tallinna Haridusamet. Täname jätkuva koostöö eest Tallinna laste ja noorte huvihariduslike tingimuste parendamise nimel. Eesti Huvikoolide Liit täname jätkuva koostöö eest ühise eesmärgi kvaliteetse huvihariduse edendamise nimel. Aitäh teile! Palju tänu kõigile ja palju tänu tõesti täna jagatakse
Ja tõesti, see ei ole veel kõik. Me jätkame tänamisega ja sellepärast ja sellest tulenevalt ma palun siia Eesti Erahuvikoolide Liidu juhatuse liikme Tiina Boucher, kes soovib edastada veel ühe väga erilise tänu. Head kolleegid, külalised, partnerid. Erahuvikoolide Liit on täna jaganud tunnustusi ja häid sõnu tublidele huvikoolidele ja headele partneritele. Me kõik siin saalis väärime kiitust ja tänusõnu, sest tegutseme ühise asja nimel ja seisame Eesti parima võimaliku huvihariduse eest. Nagu Reigo mainis, et üks väga eriline tänu on veel üle anda liidu poolt. Ja see läheb ühele erilisele inimesele, keda meie juhatuse liikmed koosseisus Krista Sildoja, Mari-Liis Simovart, Jaanus Õun ja Tiina Boucher on iseloomustanud niimoodi. Ta on tulihingeline erahuvikoolide eest kõneleja ja seisja, väga hea suhtleja, ideede generaator. Ta on alati valmis sõna sekka ütlema ükskõik millal, ükskõik kus. Ta teeb oma tööd suure kire ja armastusega. Ta on tõeline säde inimene oma kogukonnas ja valdkonnas. Kellest käib jutt? Aga loomulikult, meie juhatuse esinaine Varje, aitäh, et oled 20 aastat seda liitu elus hoidnud, erahuvikoolide eest seisnud, kõnelenud. Sinu initsiatiivil on liit saanud uue hingamise. Ja üsna kindlalt võib väita, et oleme tänasel Eesti huvihariduse maastikul kindlasti nähtavamal kui ealas kunagi varem. Aitäh, et oled seisnud liidu mineviku, oleviku ja tuleviku eest. Meil on sulle üks kink, mis väga hästi võtab kokku sinu loomuse ja olemuse. Seal on kirjas, kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Aplaus Varjele. Kallistame enne ära. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. See oli nüüd küll pisara kiskumine. Ja nii see on. Aitäh teile. Ma olen väga tänulik. Kahjuks või õnneks hakkab meie ametlik osa lõppema ja enne veel palume veel kord tänada kõiki, kes aitasid täna sellele kenale, imelisele, armsale, südamlikule, soojale ürituse korraldamisele kaasa. Selleks palume püsti tõusta kõikidel, kes olid selle korraldamisega seotud, siis Eesti Erahuvikoolide Liidu poolt kõik. Ja kes aitasid korraldada seda tänast koosviibimist? Toimkond. Suur aitäh teile tänase õhtu eest. Lisaks tuleb tänada veel ka teisi korraldajaid, abistajaid, ehk siis videomeeskonda, fotograafi ja kõiki ka siis Estonia teatri poolseid korraldajaid. Aitäh teile ja ka aplaus neile. Meie ülekanne varsti siis lõpeb, üks muusikapala on veel ja meie koosviibimine aga ei lõpped. Siin on võimalik ilusti koos veel olla, einestada, seal on magus ka juba väljas ja kes tunneb, et ei, jah, Rasmus, jah, just tahtsin öelda, et kes tunneb, et tahab sõna võtta, siis sõna saab ka võtta, aga Rasmus, sa tahad kohe võtta?
ahah, pärast muusikapala on nii-öelda, nagu öeldakse, vaba mikrofon, kõik võivad sõna võtta lõputult, õhtuni võib rääkida. Mina võin oma teatrilugusid ka rääkida õhtu lõpuni, aga ma siiski säästan teid. Jätan ka võimaluse teistele. Ja enda poolt tahan öelda seda, et ma väga tänan, et mind kutsusite. Minu jaoks on ka huviharidus ja huvikoolide tegemine ja tegutsemine ääretult oluline, sest ka mina tänu sellele huvikoolis õpitule saingi selles mõttes oma tee otsa peale. Et kui mul seda tausta või seda põhja poleks olnud, mis ma sain muusikakoolist, siis ma ei oleks ju jõudnud sellesse kohta. Aga ma arvan, et neid inimesi on väga palju, kes tänu sellele huvikooli tööle siis just oma selle õige töö või oma sellise elukutse leiavad. Et selles mõttes olge kindlad, et te teete väga väärtuslikku, olulist ja tänuväärt tööd. Sest et mitte ainult mitte ainult ei aita noori õige järje peale ja inimesse õige töö juurde, vaid mis tegelikult võib-olla isegi veel olulisem, et ega siis kõik ei pea ju kultuurnikuteks saama, aga kultuurseteks peavad ikka saama kõik. Et ükskõik mis ameti peal sa oled, siis kultuursus, see on väga oluline ja kultuur ei ole ju ainult teater või kunst või muusika, kultuur on igal pool, liikluskultuur, toidukultuur, suhtlemiskultuur ja nii edasi. Ja seda kultuursust meie pealiskaudses maailmas praegult kahjuks minu hinnangul jääb aina vähemaks. Nii et tänu teile see kultuursus loodame, et siis vähemalt säilib, aga ehk kasvab tagasi. Nii et suur aitäh teile, ma tänan teid, soovin teile kõike head, olge terved, ärge väsige ja kui väsite, siis puhake, aga tõuske püsti ja mingi edasi. Tsiteerides poksijat Rocky Balboad, minu lemmikfilm Rocky, siis seal tema ütleb kuldsed laused, poksija ütleb siis, et oluline ei ole see, mitu korda sa kukud, vaid mitu korda sa üles tõused. Nii et teile ma soovin sama, et ikka jaksaksite edasi minna. Minu ema on ka pedagoog, ma tean, et pedagoogide elu ei ole teebs mitte lihtne. Nii et jõudu teile. Kõike head, kutsun teid Estonia teatrisse loomulikult jälle tagasi, kas siis sööma või teatrisse või ekskursioonile. Ma kuulsin, et te minu garderoobi ei näinudki. Ma järgmine kord teen teile ekskursiooni ja näitan teile siis oma garderoobi ka. Ja lõpetuseks meie koosviibimise viimane siis muusikaline pala esineb Ettel ja Krista viiulituo, kõlab Viljandimaalt Tõnis Allikase poolt tundmatult esitajalt kogutud Labajala valss pealkirjaga Karula mehe mesileib. Kõike head, kohtumiseni!